Aitäh! Ma siis ei tee pikka sissejuhatust, et ajaga mitte väga jänni jääda. Kõigepealt ma pean kohe ütlema teile sellise disclaimeri, et eestikeelses pealkirjas püstitatud küsimused, kas siis välismaise meedia tarbimine takistab lõimumist, et see eeldaks justkui väga konkreetset jah-ei vastust. Inglise keeles on see pealkiri natukene pehmem, et how, ja tõepoolest võib öelda, et sellest ma siis räägingi, sest ühest selget ei-jah vastust sellele küsimusele, et kas siis takistab lõimumist või ei takista, ei ole. Võiks öelda, et sõltub tingimustest ja nendest tingimustest ma siis nüüd ka kohe räägin. Alustaks võib-olla natukene faktidest, kui te nüüd mõtlete esimese ettekande peale, et Külliki rääkis juba päris palju olulist ära, et kerge meeldetuletus, et valdav osa Eesti võiks siis nimetada venekeelsest auditooriumist, mis ei tähenda tingimata etnilist kuuluvust, siis elab vägagi mitmekesises meediaruumis, palju mitmekesisemas kui näiteks etnilised eestlased, ja kasutab siis valdavalt ikkagi nii kohalikke kui ka siis Venemaa meediakanaleid, lisaks siis ka sageli võiks öelda siis lääne meediat lihtsustatult öeldes. Millele ma tahaksin tähelepanu juhtida, on see, alustame siis sellistest ajalistest määratlustest. Näete, siin on mõtteline sümboolne kell ja siin on märgitud ära neljandik igasuguse meediasisuga, et umbes neljandik ärkveloleku ajast inimesed erinevate uuringute järgi tõesti veedavad siis erinevate meediakanalite mõjuväljas, nagu Külliki viitas, mida noorem, seda vähem on üldse televisioonil asja nende igapäevamaailma ja seda rohkem sisustab seda sotsiaalmeedia. See on nii suur osa inimeste ajast, millal, ega see siis tingimata ei tähenda, et inimene ainult sellega tegeleb, pigem, nagu näitavad meie erinevad ajakasutuse uuringud, tegeletakse mitme asjaga korraga, ehk siis see rööptegutsemine, multitasking on oluline. Ja see tähendab tegelikult seda, et meil ei ole mõtet rääkida meediast nii-öelda meediakeskselt üldse, et on siis meediakanal ja ta esitab mingisugust sisu ja siis seda jälgitakse, vaid pigem kui teatud elulaadist. Ja see tähendab, et uurijana me peame hoopistükkis küsima seda, mida teevad inimesed koos meediaga, mida see meedia tarbimine neile tähendab, nende igapäevase, ma toonitan, mitte selle piduliku uhke, mida võib-olla üks kord aastas kasutatakse, ma ei tea, tähtpäevadel näiteks, vaid selle igapäevase identiteedi tähenduses. Ja kui me vaatame nüüd neid pulki, mis siin püsti on, siis mõned sellised olulised faktid siit. See uuring on nüüd pärit, see on suhteliselt hiline eelmisest aastast ja siin on siis nüüd venekeelse, siin on Eesti ja Läti koos, aga maadevahelised erinevused ei ole suured. Siis inimeste arvamused selle kohta, et kui hästi nad on informeeritud siis sellest, mis toimub nende asukohariigis, ja kui hästi informeeritud sellest, mis toimub Venemaal. See on üsna erakordne pilt, sest tavaliselt ikkagi mitte asukohariigis toimuvast inimestel nii head ettekujutust ei ole või nad ei ole nii optimistlikud enesehinnangus juba kas või sellepärast, et meie lemmikmaad erinevad. Aga siin on siis hästi tugev selline paralleelne kahes inforuumis esinemine. Siin need tulbad võib-olla toonitan seda, et need näitavad siis nüüd osakaalu interneti kasutajatest, võrreldes Külliki näidatud slaididega interneti kasutus venekeelses auditooriumis on tõusnud, ulatades siis, või sotsiaalmeedia, sisuliselt need tähendavad sama asja, ulatudes siis 3/4 elanikest ja siis nendest omakorda enamikul on siis kas või mõned sõbrad, tuttavad Venemaal ja veelgi rohkem siis teistes riikides peale Venemaa ja Eesti. Ja kui me vaatame umbes siia see siis kogu elanikkonnast ulatab, siin on umbes 60%, kui me vaatame kogu elanikkonda. Ja see tähendabki juba teatud määral sellist elamisviisi, sellist mentaalset olekut, kus inimesed leiavad, et neil ongi mitu kohta, kus nad peaaegu pidevalt kohal on,
ja siis meiega küsimusele iga teine vastas, et jaa, see on minu jaoks väga iseloomulik, et see on täiesti iseloomustab minu elustiili, et ma elangi omas vaimus mentaalselt mitmel maal korraga. Eesti keeles on sellele väga kena nimi hargmaisus, inglise keeles ja vene keeles on tal rohkem poliitiline alatoon, transnatsionalism, et mis justkui eeldab siis seda niisugust tugevat rahvuslust, et Eesti termin on natukene pehmem, et ongi haraline, et maad siis, kus ma olen. See mentaalne hargmaisus ei tähenda tingimata seda, mis võib-olla meil kohe pähe tuleb, et nüüd on kindlasti suur Vene propaganda ja uudiste vaatamine, see on suhteliselt siiski üks osa ainult. Inimestel on päris palju erinevaid vorme, kuidas nad siis piiriüleses, just nimelt sotsiaalmeedia suhtluses, mis need allikad on või mis nende need igapäevased kontekstid on. No näiteks siin on, need on nüüd anonümiseeritud näited siis ekraani salvestustest, mida siis meie kvalitatiivuuringu valimis osalenud inimesed meiega lahkelt jagasid vabatahtlikult. Et võib see olla siis igasugused sellised eneseabid ja mängud ja siis ka kindlasti sellised kogukonnad, kes on siis mujale riikidesse välja rännanud, kellega me jagame sama suhtluskeelt, on igasugused kodanikuaktivismi rühmad, ja muidugi ka siis selline traditsiooniline uudiste tarbimine. Nii et see on väga mitmekesine. Mõni sõna siis sellest teoreetilisest mõistest ka, mida siis hargmaine olek tähendab. Nagu juba viidatud, et see tähendabki siis seda, et vaatamata asukohamaale inimesed osalevad reaalselt, see ei tähenda siis ainult sellist abstraktset vaimset enesetunnet, sellist sisemist sisekaemust, vaid ka otsest osalust erinevate ühiskondade elus ja sellega kaasnevad siis sellist identiteeti. See on alati eksisteerinud, ega see midagi väga uut ei ole. Seda juba keskaegsed rändajad on oma rännukirjeldustes kasutanud, aga mis selle teeb erakordseks, on see igapäevasus, sellepärast, et kui see varem oli võib-olla sellise liikuvama elanikurühma päris osa, siis praegu on ta tõesti igaühe köögis ja magamistoas läbi erinevate virtuaalse kommunikatsioonivahendite. Ja uuringutes meediakasutus ei ole kõige enam uuritud teema, pigem on sellised distantsilt hääletamised ja organisatsioonide tegevused ja väga palju ka majandusteadlased uurivad siis seda raha saatmist piiri taha. Aga nende puhul on ka siis leitud, et need ikkagi on väga tugevalt erinevates sotsiaalsetes rühmades erinevad, nii et see ei pea tähendama tingimata seda, et kõik rändetaustaga inimesed ongi automaatselt hargmaised. Ja meediast rääkides on siis leitud, et jah, tõepoolest see vaimne või mentaalne ja aktiivse sotsiaalse suhtlusega kaasnev kohalolu mitmes ühiskonnas korraga muudab siis loomulikult ka seda meedia sisu vastuvõtu viise, aga sellega ka see teadlaste üksmeel lõpeb ja algavad erinevused. Osad teadlased siis leiavad, et selline parallelism ei ole täiesti võrdne, et kas siis domineerivad asukohamaa või siis ajaloolise või selle diasporaalise orientatsiooni maa normid ja väärtused. Aga teine osa uurijaid siis väidab, et ei, selline topeltteadvus, võiks öelda, ja selline võrdlev kriitiline seisund on iseloomulik üldiselt, ehk siis võibki öelda, et pole üks ega teine, vaid on miski kolmandat tüüpi selline rolli võtmine meedia sisuga suhestades, on see siis kohtuniku roll või ma ei tea, mingi muu sellise targema ja kuidagi sellise analüütilisema osapoole roll, mida siis inimesed võtavad. Meie oleme oma uurimustes leidnud lisaks seda, et see autonoomia muutub iseväärtuseks. Ehk kui ma alguses ütlesin, et see on elustiil ja selle väga oluline osa on ka see, et kuidas ma ise näen seda oma tegevust, kuidas see mõjutab minu identiteeti, siis kõige olulisem on see
autonoomsus ehk siis õigus otsustada, et keegi ei tule mulle ütlema, ei riik, õpetaja ega isegi minu sõbrad, kuidasmoodi ma seda meediat peaks tarbima ja tõlgendama. Ma lähen siit küsimustest kiiresti edasi. Kui ma ennem viitasin sellele, et üldiselt on leitud, et see on erinevates sotsiaalsetes segmentides, see nii-öelda hargmaised praktikad erinevad, siis on see nii põhimõtteliselt ka Eestis, aga võib öelda, et rääkides Eesti venekeelsest elanikkonnast, see hargmaisus just meediakasutuse praktikate kaudu on oluliselt levinum kui paljudes teistes ühiskondades, mida uuritud on. Väga pikalt mul ei ole aega seda nii-öelda erinevaid lõimumise rühmi või lõimumise mustreid Eestis teile kirjeldada, aga väga kiirelt öeldes siis need tipud siin tähistavad empiirilistes küsitlustes tervet suurt rühma küsimusi, mis on võetud ühe sellise sildi alla ja mida kõrgem see tipp on, siis seda tugevam on selle nii-öelda avaldumine siis antud rühmas. Laias laastus võib öelda, et Eestis võib eristada 4 erinevat lõimumise rühma. Roheline joon, mida te näete, mis on nii-öelda näitab ennast tipus olevat väga erinevates lõimumise dimensioonides, võib nimetada siis selliseks väga tugevalt lõimunud, väga erinevates ühiskonnasfäärides aktiivseks ja ressursirohkeks rühmaks, aga kelle identiteet on pigem kosmopoliitne, ei maksa arvata, et nad on sügavad Eesti patrioodid. Teine rühm on see Eesti patrioot, keda on märgitud siin sinise joonega, kes on siis tugevasti lõimunud läbi selle, et ta usaldab institutsioone ja käib valimas, nad on ka kodanikud ja muud nii-öelda avaldumisvormid on siis pigem keskmised. Punane joon tähistab siis sellist aktiivse vähemusrühma identiteediga rühma, kellel kodakondsuse puudumise tõttu väga palju valimise kaudu väljundit ei ole, kellel on väga tugev identiteet, kes on väga hästi organiseerunud ühendustesse, kogukondadesse, kes samal ajal usaldavad kohalikke institutsioone, nii et täiesti selliseks, nad on küll aktiivsed ja aktiivsed ka näiteks alternatiivses demokraatlikus osaluses, aga automaatselt neid siis ei saa kindlasti nii-öelda 5. kolonniks pidada. Ja viimane rühm, mida ma olen märkinud valgega, on selline rühm, kelle kohta me väga palju ei tea, sest need küsimused, mida meie oleme uurijatena esitanud, näitavad, et igal pool on vähe ressursse ja suur passiivsus, aga eeldada, et nad istuvad lihtsalt kodus käed rüppes ja mitte midagi ei tee, on väga vale. Ja kui me vaatame nüüd hargmaisust, me oleme konstrueerinud ka hargmaisuse indeksi, oranž näitab siis tugevalt seda indeksi väärtust, see siis koosnebki välismeedia jälgimisest, sotsiaalmeedia kontaktidest, ka välismaal käimisest ja sõprade omamisest, seal pereliikmete omamisest, siis me näeme, et kõige tugevam ongi ta siis eelduslikult selles kosmopoliitses väga mitmekesiselt lõimunud rühmas. Ja kui me vaatame neid kahte võib-olla ideoloogiliselt vastandlikku ühed, kes on siis sellised etnokultuurilise identiteediga vähemus ja teised, kes on siis need lojaalsed kodanikud, siis me näeme, et nende välismeedia või tähendab selline hargmaisus, välismeedia jälgimine, väliskontaktid on võrdsed. Et selles mõttes pigemini tuleb vaadata kvalitatiivseid seletusi, üksnes mingi tunnuse avaldumise määraga ei saa me mitte midagi mõistlikult kirjeldada. Siin on siis tehtud natuke sügavamat analüüsi, väga kiiresti üle käies, need korrelatsioonid tähendavad siin lihtsalt nii-öelda seoste tugevust. Võibki öelda, et sellise väga tugevalt lõimunud kosmopoliitse rühma puhul pigem see nõrgendab sellist eesti keele kasutusruumi, eestikeelse meedia tarbimist ja suunab nii-öelda välismaale ja tugevdab nende majanduslikku positsiooni veelgi. Roosaga on märgitud siis nii-öelda etnokultuurilise identiteediga vähemusrühm,
Tema puhul ta aitab samuti majanduslikult kaasa, tõstab siis seda läbi kodaniku osaluse ja teatud määral kujundab siis ka näiteks kohaliku poliitilise käitumise puhul näiteks kohalike valimiste agendat. Seda me oleme ka jälginud, et tavaliselt sotsiaalmeedias kõige aktiivsemat sellist resonantsi, share ja like saavad keeleharidusega seotud teemad, mis siis ilmselt seda piiriüleses suhtluses on ka kuidagi vahetatud. Ja väga tugevasti ta siis nii-öelda toetab seda kohusetundlikku kodanikurühma, muutes tema nii-öelda võib-olla teatavat sellist kuulekust või passiivsust natukene selliseks häälekamaks või sotsioloogid ütlevad agentsemaks, andes juurde seda just sellist aktivismi poolt. Ja mis on väga oluline, tugevdab ka nende seda etnokultuurilist identiteeti, mis on hästi oluline, et meie identiteedis ei ole ainult see nii-öelda kodaniku pool, vaid on ka etnokultuuriline pool. Ja selles nõrgalt lõimunud rühmas pigem võiks öelda, et on mõju positiivne, et need vähesed eestikeelsed kontaktid tulevad või eestikeelse meedia jälgimine tuleb siis siit, mis on ka arusaadav, sest väga palju selles rühmas meediatarbimine toimubki igasuguste saadetud linkide, soovituste, sõpradelt saadud soovituste alusel. Iseseisvat sellist uudiste tarbimist on siin vähe, et ilmselt siis see eestikeelne mõju siit sisse tuleb. Nii, üks oluline moment, millest ma väga kiiresti jõuan teile rääkida veel, on see, et sellega on seotud selle nii-öelda hargmaise meedia kasutusega teatav selline endale vastutuse võtmine, kogu sellest infosegadikust ise nii-öelda pusletükid kokku panna ja see on seotud väga tugevasti inimeste eneseväärikusega. Meedia, nii-öelda ajakirjanike meediainstitutsioone sellest täielikult ei usaldata, me võime küsida, kas see on õigustatud või mitte, aga see skepsism on juba nii-öelda, võiks öelda, saanud alguse juba nõukogude ajast ja kuidagi need meediaturu arengud Eestis on seda hästi soodustanud, et ta on jäänud ka põlvkondade vahetudes püsima. Ja see on midagi, millel on vägagi oluline tähtsus just nimelt selles osas, et kui me hakkame seda oskust või seda ressurssi, mis inimestel nende enda arvates on, kuidagi halvustama või maha suruma, siis see põhjustab sellise reaktiivse identiteedi, mis lihtsustatult tähendab seda, et inimesed tunnevad, et nad ei saa seda enam kasutada, seda nii-öelda pigem alavääristatakse ühiskonnas ja suunavad oma nii-öelda vaimse energia siis kuhugi mujale ja see tekitab omakorda sellise nihestatud olukorra. Ma ei hakka siin tooma mingeid näiteid, aga nimetame selle lihtsalt teemaks X, et sellesse siis tuleb kogu selline identiteedi mobilisatsioon ja siis, kui me hakkame selgitama, nii-öelda tegema siis selgitustööd selles teemas X, siis see olukord absoluutselt ei muuda, sest see põhjus oli hoopistükkis mujal. Et selliseid nihestatud väga keeruliste olukordade tekkimise puhul on just see nii-öelda ohustatud diskursuse niisugune probleem. Ja võib öelda, et tõesti me oleme nagu selles mõttes dilemma ees, et seda on siis väidetud, et see nii-öelda ohustamise diskursus üldiselt viib nende reaktiivsete identiteetideni selliste nii-öelda essentsialistlike, et öeldaksegi, et mina olen see ja sellelt positsioonilt ma teiega enam läbi ei räägi. Teiselt poolt ega ei ole nagu põhjust öelda, et see kõik on väga süütu, et inimesed tõesti elades nii-öelda sellises propaganda, väga intensiivse propaganda mõjuväljas, seda on ka uuringud näidanud, et isegi kui nad nii-öelda teadlikult kasutavad opositsioonilisi meediakanaleid, siis ikkagi nad on selles geopoliitiliste narratiivide mõjuväljas, et ega ma ei väida, et see kõik on nii-öelda väga ohutu, aga pigem on küsimus selles, et kuidas selles olukorras teha siis selliseid mõistlikke valikuid. Et siit ma libisen kiiresti üle. Lihtsalt, et mõned siis näited, et kuidas inimesed praegu hakkama saavad, läbi nalja saadakse hakkama, et siin on niisugused tüüpilised Moskva käenaljad. Muidugi on osa inimesi, kes ütlevad, et neid hirmutab see, et neid nii-öelda arvatakse, et nad on zombiirovanneja, eks ole. Ja on ka sellist nii-öelda sisemise teise konstrueerimist, öeldakse, et aga need on meie vanemad, kes vaatavad Vene propagandat ja meie sellest oleme puutumatud. Sellised manööverdamistaktikad, ma kohe lõpetan. Et võib öelda üldiselt, et tegelikult see välismeedia nii-öelda tarbimine mõjutab erinevalt ja me ei saa öelda, et ta oleks positiivne või negatiivne, aga pigem võib öelda, et ta ikkagi toetab neid erinevaid lõimitusi avaldusi, kui me nüüd lõimitust defineeriksime sellena, et inimestel on midagi väärtuslikku, millega läbi rääkida.
kui me ei defineeri lõimitust ainult sellise ülima alandlikkuse ja lojaalsusena, et inimestel on midagi väärtuslikku, millega nad üldse läbirääkimiste laua taha tulevad. Et siis ta sellisel juhul pigem on hea. Ja teiselt poolt siis ka see, et inimestel tegelikult ka sellises praeguses ohustamise diskursuses pigem on leiutatud erinevaid vahendeid, kuidas sellest mööda manööverdada, aga see ei tähenda seda, et me kuidagi siiski ei peaks natuke targalt arvestama, et see selline eneseteadlikkus meediakodanikuna, mitmekesine meediamenüü on midagi, mis on nende inimeste jaoks väärtuslikku ja öelda, et see on väga halb, on see nagu kirgliku kalamehega öelda, et see kalade püüdmine on ikkagi väga ebameeldiv tegevus. Aitäh teile!